Tere tulemast Elamumessile. Mina olen Olesja Sõua, Elamumessi turundus- ja kommunikatsioonipartner ja mul on võimalus siin vestelda väga põnevate inimestega, väga põnevatest ettevõtetest. Mul on praegu külas Lauri betoonimeistrist. Tere tulemast! Tere, tänan kutsumast! Betoonimeister, kui ma mõtlen selle sõna peale, siis betoon on ilmselgelt esimene asi, mis pähe tuleb, aga mida peaks inimesed võib-olla teie ettevõtte kohta teadma? Ütleme nii, et betoonimeister on siis Eesti kaubabetooniturul olnud kohe 20 aastat ja paljud meie töötajatest on siis ka tagasiulatuvalt veel väga pika betooni tootmise kogemusega. Ja meie siis toodame ja transpordime kõikvõimalikke betoonisegusid ja siis objektis pumpame neid nii kõrgele või kaugele, kui vaja peaks olema. No enne meie intervjuu alguses sa ütlesid, et mulle ega meil väga midagi siin näidata ei ole, aga ilma teieta ilmselt ei oleks ükski maja püsti. Nojah, ütleme tõesti, et kui me nüüd Elamumessi raames mõtleme, siis on väga palju ilusaid maju, aga ükski neist majadest ei seisaks nagu nii sirgelt püsti, kui nad ei oleks rajatud korralikule vundamendile. Et see on nagu see koht, kus betoonimeister saab alati appi tulla. Kes on teie põhilised kliendid? Ütleme nii, et kõik, kellel peaks olema vähegi huvi või vajadus betooni vastu, et me selles mõttes ei üldse klassifitseeri, et ainult suured ehitusettevõtted. Me oleme ise öelnud, et kõik alates individuaalehitajast kuni keerukate infraobjektideni välja, me hindame kõiki kliente võrdselt. Me oleme täna Elamumessil tulevikumajade päeval, et kas betoon on üks materjal, mis jääb ka tulevikus populaarseks või milliseid trende te näete? Jaa, absoluutselt, et tegelikult betoonist kui materjalist ehituse puhul rääkides ei ole nagu möödapääsu. Et ei ole ja ilmselt ka ei leiutata midagi, millega oleks võimalik siis betooni ehituste puhul asendada. Et ta on ja jääb maailmas kõige enim kasutatud ehitusmaterjaliks. Mis on võib-olla selline asi, mida ei võiks välja tuua betooni kohta, mida inimesed tavaliselt ei tea? Ütleme, et betoon ei pea alati olema hall, nagu arvatakse. Et me võime ka betooni toonida ja tegelikult see ongi täna üha enam populaarne, et anda pigmentidega betoonile juba eos õige värv. Et kui me oleme harjunud nägema, et betooni siis kasutatakse ainult vundamentideks, võib-olla mõned trepid, eks ju, siis täna tegelikult muutub üha populaarsemaks see, et sissesõiduteed, ka terrassid. Ütleme, kui me räägime puidust, siis puidul on ikka kombeks nagu teatud aastate möödudes annab natuke järgi, et aeg teeb oma töö, aga betooni puhul on ikkagi üks korralik tegemine ja on 100 aastaks. Miks te Elamumessil osalete? Et olla võimalikult lähedal oma klientidele, et tutvustada neile, mida me teha saame, mis on meie võimalused, milliseid tooteid meie valikus on. Jah, et olla ehitajale ja kliendile võimalikult lähedal. Elamumess on kestnud 1,5 nädalat, pühapäevani oleme meil avatud. Millised on teie muljed? Ja väga uhke. Et väga palju rahvast käib läbi ja vaatamata ka tänasele vihmasele ilmale parkla on autosid täis, huvilisi voorib üles alla ja ütleme nii, et muljed on väga positiivsed. Kas sa ise oled saanud juba natuke ringi vaadata nendes Elamumessi majades? Jah, ikka. Mis on sinu enda lemmik? No, betoonimehena pean ütlema ikka see Frammi betoonist maja, et kui midagi teha, siis teha kindlalt ja pikaks ajaks. Kas betoonist majade ehitamine on levinud või pigem on see erand?
ma ei ütleks, et ta erand on, ütleme ikkagi, eks ta on teatud nišitoode, seal on omad nõksud, ütleme võib-olla head betoonipinda saavutada, selleks peab olema teatud professionaalsuse tase, aga üha populaarsem ja just need puhtad betoonpinnad ja seda on näha, et seda nagu väärtustatakse üha enam. noh, ilmselt selle praamimaja puhul näeb seda, et betooni saab väga ilusti ära kasutada väga erinevates kohtades. aga elamumessil näeb lisaks ka palju teisi materjale, on 10 majja, kuhu saab sisse minna ja vaadata, et oleme pühapäevani avatud ja olete teretulnud ja loodan, et leiate oma lemmikmaja. Aitäh! Aitäh! Ja näeme elamumessil!